tere! Täna hommikul, kui ma üles ärkasin, siis kuidagi uurisin mingisuguseid enda teemasid ja siis ma tahtsin nagu vaadata täpsemalt selle taha, et mis värk selle nisuga on. Mul on endal olnud teemasid sellega. Alati, kui ma sõin nisujahu, siis mu nahk läks kärna või ta ei olnud nagu kärn, vaid hakkas sügelema ja tekkisid sellised täpid naha peale. Et mida siis tänapäeva meditsiin või siis nii-öelda need loodusterapeudid ütlevad selle kohta, et see on nisust põhjustatud, nisugluteeni tagajärjel tekivad mingid need siia käsivartele väljapoole näiteks. Ja metatasandil on seal midagi muud ka veel. Aga sellesse ma ei lasku, et ma tahtsin nagu tegelikult vaadata, et mis värk selle nisuga on, sellepärast et ma tean seda, et see, mis tähenduse me sellele nisule anname, seda, mida me nisu kohta teame, on ju, või mis iganes asja kohta, et see saab olema. Ehk siis, kui ma ütlen, et nisu on halb, nisu, ma ei tea, tekitab mu kehas mingisuguseid neid ja neid asju, siis iga kord, kui sa teadlikult või mitteteadlikult siis seda nisu sööd, siis su keha reageerib sellele, sest et sinu sees on see lugu, mida sa usud. Ja kui ma hakkasin nagu küsima selle kohta, siis mul oli 2 küsimust. Et miks on nisu see, mida inimesed vihkavad ja armastavad, sest et seal on ju teine pool ka, on inimesi, kes on täiesti sõltuvuses sellest nii-öelda, nad tunnevad, et nad peavad seda sööma ja kui nad ei söö, siis nad tunnevad mingisuguseid emotsioone, kuigi tegelikult need emotsioonid on ju seal all juba enne olemas, et nad tahavad nende emotsioonide pärast seda, aga ma kohe räägin sulle täpsemalt. Ja mis on siis see, mida nisu meie kehas teeb? Ja esimesena hakkaski tulema kohe see vastus, et need uskumused on erinevad. On lugu, et nisu teeb meile head ning on uskumused, et nisu tapab. Ja siis ma kohe nägin ära ka ühe loo, mis veel oli minu sees, mis oli puhastamata ja selle ma tegin juba puhtaks. Ehk siis minu sees oli lugu, et nisu on halb. Et kuigi ma olin sealt mingisuguseid kihte ära võtnud, siis ma nägin ühte kohta veel, sest seal oli see, et seda ei ole vaja rääkida, okei. Siis ei räägi. Nii. Omal ajal, kui see nisu üldse hakati kasvatama või mis iganes, seda ajalugu keegi täpselt ei tea, siis ühel hetkel võeti nisu kui inimkonda päästvaks viljaks, sest et see päästab ära inimesi näljast ja siis seda arendati, et tal annaks võimalikult palju saaki ja nii edasi. Jah, sellised lood on ju ka, sa kindlasti oled kuulnud neid ja ma mäletan nagu lapsepõlvest seda, et nisu ikka kasvas hästi pikaks, et ma maal vanaisa juures olles seal ümber talu olid need põllud, kus ma võisin minna sinna nisupõllu sisse jooksma niimoodi, et mind ei olnud nagu paistagi välja. See nisu oli hästi kõrge. Täiskasvanud inimesele ta oli ikkagi kuskile siia rinnuni, on ju. Ja mõned aastad tagasi ma jalutasin ka ühe nisupõllu ääres ja see nisu oli põlvest ka madalam. Ehk et ma ei saa öelda seda, et ma olen suureks kasvanud, et see nisu ei ole enam selline, vaid et see aretus on hoopis teistsugune ja tehtud lihtsalt ilmastiku kindlamaks. Ja kui ma vaatan neid 2, siis see, mis hästi madal nisu on, mis kasvab, ta oligi vist põlv või alla põlve on ju, või sinna poolde säärde, et see on nagu võlts nisu, et see ei olegi nagu see päris. Ja see on nagu mingisugune hübriidvorm ja see ei pruugi inimestele sobida ja selle jaoks võib-olla ei peagi olema seal mingisugust tähendust nisu kohta, aga ta võib olla üks mõjutaja, sest alge on ikkagi võetud ju sellest nii-öelda sellest originaalsest viljast. Aga ehk siis inimesed teavad, et nisu on populaarne toiduaine ja seda süüakse palju. Sellest tehakse igasuguseid asju, sest ta on hästi töödeldav.
kehas toimuvad protsessid on erinevad, sõltuvad inimese loost, mida ta enda kohta räägib ja usub. Pane tähele, et mitte nisu, vaid ka enda. Et seal on nagu mitu nüanssi. Nii. Gluteen ei ole halva tervise põhjuseks, vaid see, kelle elu sa elad. See on üks väga hea kood, mida sa saad iseenda sees lahti harutada, kui sa hakkad iseendalt küsima, kelle elu ma elan. Kas enda või lood kellegi teise unistusi? See on selline märkamise koht, seda ma rohkem lahti ei räägi, seda sa saad ise avastada. Kui sinus on teadmine, et nisu tapab, siis iga kord, kui sa seda sööd, hakkab su kehas toimuma mürgistus. Ja see on see, et kas sa sööd teadlikult või mitte teadlikult seda, vahest on ju mingisuguse toidu sisse pandud, millest sa nagu ei arvanudki, et on mis iganes asi see on. Asi ei ole selles toidus, vaid selles, mida sa usud selle kohta. Ja see, et see nisu lima tekitab, siis on täpselt sama jutt, et see on see, mida sa oled hakanud uskuma, Ja loomulikult seal on erinevaid nüansse veel, sest et ma ei lähe sinna süvitsi, see on sinu enda uurida, kui sa tahad seda teada saada ja kui on huvi nagu täpsemalt teada saada, siis saab teistmoodi seda infot minu käest. Lapsed, kes tarbivad palju saiakesi ja magusat, on võtnud üle oma vanemate programmid ning elavad välja nende emotsioone. Ehk see on sama asi, mis suhkruga oli, vaata seal samas lauses oligi juba kirjas, et saiakesi ja magusat. Ehk siis suhkruga on täpselt sama asi ja tegelikult on kõikide erinevate asjade puhul põhjus sama lastel. Nad kopeerivad mingisuguseid vanemate teemasid, Ja siis näitavad seda vanematele välja ja siis on vanemad pahased, et miks laps niimoodi käitub. Asi ei ole lapses. Nii, aga samamoodi asi ei ole nisus, vaid selles, kes inimene endas on. Kes sa oled? Mida sa enda kohta räägid? Kas ta on lõõgastunud endas või hirmul? Kas ta elab endale või teiste jaoks? Ja seal on vahe. Kui sa seda uurima hakkad iseendal, siis sa näed igasuguseid põnevaid asju, mida sa saad siis muuta. Ja ära mine ennast uurima hirmuga või sunniga, sest et kui sul huvi ei ole, siis sa seda niikuinii ei saa kätte. Su meel räägib sulle mingisuguse pinnapealse loo ja ei lase sul sügavale minna. Et kui sa päriselt tahad muutust, siis sa kaevud sellesse ja sukeldud sellesse ja sa näed igasuguseid huvitavaid asju. Nii. Nisu on meie kehas tavaline toiduaine, nagu kartul ja porgand. Sina annad tähenduse ja sina kannad endas emotsiooni. Kui sa toidad oma kehas emotsiooni, mis näitab ennast sulle ja sa ei vali sellega tegeleda, siis saadki erinevaid sümptomeid ning need avalduvad väljapoole. See on see, mis ma kirjutasin, aga see on see, mida ma olen endas kogenud ja see on see, mida ma jagan teistele, millest ma olen rääkinud, mida ma olen lahti rääkinud ja mis iganes. Et kuna minu jaoks on see väga-väga põnev, siis ma teen seda. See on see minu maailm. Nii. Ka siis, kui sa ei tea, et sul on see tähendus, siis mine ja uuri ennast, mine uuri seda, sellepärast, et sa võid avastada, et sa oled võtnud näiteks mingisuguse ühisvälja info enda omaks, sa oled seda kuulnud kogu aeg, see on salvestunud sinu kehasse ja sa ikkagi siis kas reageerid sellele alateadlikult või teadvustamatult, siis ütleme niimoodi teadvustamatult ja see elab sinus enda elu. Ja kui sa tahad teada, siis uuri. Kõikide asjade vastus on see, et uuri, mis lood sinus on, uuri seda.
väga lihtne on võtta see väljast tulnud info omaks, samastuda selle infoga ja siis hakata seda edasi vaibima ja rääkima ja jagama, andes hinnanguid, tohutult hinnanguid ja siis olles ise selles kõiges nagu haavatud või mis iganes sümptomites. Ehk siis, kui sa ise ennast ei näe, siis sa ei näe mitte midagi, sellepärast, et sa oled kõik. Ja selle niisu info kokkuvõtteks ongi see, et see kehtib kõikide asjade kohta. See töötab täpselt samamoodi. See, mis ma jagasin. Kui sa said sellest aru, siis väga äge, head avastamist. Kui sa ei saanud aru, siis ilmselt on sul vaja veel kuulata või siis ühel hetkel maandub ja siis sa näed seda. Kui sa tahad rohkem ennast avastada, siis sa saad tulla minu kliendiprogrammi. Minu kodulehel karinkai.ee on kõik info olemas, lingid olemas ja ma arvan, mitte ma ei arva, vaid et kui sa päriselt tunned, et sa tahad mingisugust muutust, siis sa võid kirjutada mulle ja küsida minu käest privaatsessiooni. Ma ei tee neid palju, aga aeg-ajalt ma olen nagu avatud sellele ja siis vaatab, mis seal saab sulle nähtavaks. Aga head avastamist, head skännimist, tunneta, seedi läbi kõik, mis ma sulle jagasin praegu selle nisu kohta. Sa võid asendada selle mis iganes tootega, asjaga enda elus ja sa näed tõde. Tšau!